Eesti on mereriik. Mida see tähendab? See tähendab seda, et Eestit ümbritseb meri. Iga eestlase elust moodustab tükikese meri, sellepärast et inimesed söövad kala. Kala tuleb muidugi merest. Tihtipeale tuleb see Eesti merest. Ja Eesti meri moodustab killukese Vahemerest. Vahemeri on meri, mis on Euroopas. Vahemere ääres on Rootsi, Soome, Taani, Saksamaast tükikene, Poola, Läti, Leedu, Eesti muidugi. Võib-olla oli veel mõni riik, mida ma ei nimetanud. Igatahes te saite mõttest aru. Eesti on siis Vahemere ääres. Mida veel meri tähendab eestlastele? Peale selle, et seal saad kalasid. Kaladel hästi palju erinevaid kalasid on. Muidugi hästi hea on ahven ja lest, eriti kui lest on suitsutatud, mis iganes. Ja ka Eesti rahvuskala räim. Räim, näiteks. Muidugi võib-olla väiksed lapsed näiteks pakuksid sprott või midagi. Või kilu. Kilu on kala, aga sprott küsite, et aga see ei ole ju kala. Ta on küll kala, aga ta on nagu õli sees räim põhimõtteliselt. Nii et ta ei ole nagu eraldi liik. Lihtsalt talle on pandud nimeks sprott. Ma ei tea, kus sprott tuli, see nimetus. Praegult 2016 on mereaasta või merekultuuri aasta. See tähendab seda, et sellel aastal see aasta pühendatakse merele. Tehakse mingeid merelaulu üritusi, mingi mereteemalised kunstinäitused kindlasti. Ja et see aasta pühendatakse nii-öelda merele. Viimastel aastakümnetel on maailmas ohtu sattunud meri või veekogud üldse, veekogude reostumine ja mis on põhjustatud inimeste ja vabrikute ja kõige selle poolt. Kuna ütlesin et see aasta pühendatakse merekultuurile Eestis, aga ka kõik teie võiksite võtta natuke aega ja mõelda selle peale, et varsti võib-olla ei ole enam puhast vett. Ärge raisake vett, austage vett ja mõelge selle peale, mis te saaksite teha, et hoida vett puhtamana. Mis oleks siuke asi, mida saaks teha ise kodus. Ei oska teile eriti midagi soovitada, kui nüüd aus olla. Aga eestlased on leidlik rahvas. Küll te midagi välja mõtlete. Näiteks mina hoian kodus näiteks vett siis kokku ja mõelge, veearve tuleb väiksem on ju. Muidugi see tuleb sentides, võib-olla mõnes euros väiksem. Aga põhimõte on see, et sul on see hea tunne, et sa oled midagi teinud. Ja näiteks veel eestlased, kuidas neil elu moodustab meri ja vesi üldse. Pigem ikka meri. Et inimestele meeldib jalutamas käia. Näiteks mere ääres saab ju jalutada, väga tore on. Paned normaalselt riidesse, nii et külm ei ole. Siis ongi siuke mõnus, tuul puhub näkku, aga kehal on siiski soe.
Eestist moodustab merepiirid Eestil on nii-öelda Põhjamandri osa, Eesti mander. Ma ei tea, kas see on õige öelda. Igatahes Põhja-Eesti on nagu merega seotud, on ka Lääne-Eesti ja ehk siis peaaegu pool Eesti piirist, maismaa piirist moodustab meri. Kalapüük on seotud merega. Kui merd pole, siis on kalasid vähem, järvest võid saada, aga meri on ikka põhikoht, ma arvan. Saartel Eestis, saari on Eestis 11. Ma tegelikult ei tea, häbi. Saari on Eestis, saartel elu üks suur osa on kalapüük. Paljud inimesed elavad kalapüügist. Selles mõttes, et see on võib-olla neid töö. Igatahes peale selle kala on võib-olla maitsev, on ka kala hästi kasulik tervise, sisaldab vähe rasvasid, häid vitamiine sisaldab ja on üldse ka hea. Mõte jookseb nii kokku ikka lihtsalt. Nojah, seepärast, et ma teen seda pühapäeva õhtul. Tahaks telekat vaadata. On siis suur osa elust on saartel kalapüük ja kala püüda on ka lõbus niisama sõprade või perega, kuigi suur tõenäosus, et sa ei saa mitte midagi, aga lihtsalt see, et sa veedad nagu näost näkku inimestega aega, see on tähtis, seepärast et on siuke kuri asi nagu internet ja see tekitab seda, et inimeste suhtlus on vähemaks jäänud. Eesti mere tulevik sõltub väga praegusest generatsioonist, natuke ka vanemast, aga just, et praegult on see tehased ja kõik see tööstus on väga suurelt arenenud ja kuna nad kasutavad hästi palju vett ja kõik see prügi läheb tihtipeale merre, seepärast, et näiteks kilekotid, sa ei saa nendega midagi teha. Need tasuta kilekotid, mida näed Selveris näiteks, kuhu paned kohukesed või midagi sisse. Nendega pole midagi teha, neid sa ei saa taas kasutada ka. Need on kõige hullemad. Ma nägin seda ühes filmis, mida käisime klassiga vaatamas. Ja ütleks siis veel, et Eesti on mereriik. Aitäh, et kuulasite ja ärge olge kurjad.